Nii, tere tulemast minu poolt SmartCapi fondide administreerimise teenuse hanke infotundi. Mina olen Merilin Laager ja minuga koos on siit ka Helen Kapp SmartCapist. Ja esiteks juhin kohe tähelepanu sellele, et infotundi salvestame ja lisame selle ka registrisse üles ja muidugi ka oluline, et esitlusettekanne on puhtalt informatiivne ja selgitav ning et kõik detailne informatsioon tuleb teil vaadata hanke alusdokumentidest ja juhinduda hanke alusdokumentidest. Nii, aga alustuseks natukene lähemalt SmartCapist. SmartCap on Eesti riigi ja riskikapitalifond. Oleme Finantsinspektsioonis registreeritud fondivalitseja ja valitseme 3 lepingulist kinnist alternatiivfondi. SmartCap Venture Capital Fond, SmartCap Green Fund ja SmartCap Defense Fond. Meie missiooniks SmartCapis on panustada Eesti majanduskasvu ja arendame kapitaliturgu olles pikaajaline strateegilise vaatega ankurinvestor. Lisaks pakkudes puuduvaid investeerimislahendusi, keskendume siinjuures eeskätt turutühimikele erinevates kasvufaasides ja turusegmentides ettevõtete puhul. Investeerime turutingimustel ja lähtume turu hetkevajadusest. Ja samuti investeerime majandustsüklite üleselt, et see on selline lühitutvustus meie kohta. Ja nüüd lähemalt hankest, hanke eesmärkidest ja ostetava teenuse sisust. Käesoleva hankega me investeerimisfondide seaduse alusel ja hankedokumentides piiritletud mahus oleme ostmas fondidele administreerimise teenust. Mida see teenus endast täpsemalt hõlmab? Hõlmab see fondide varaarvestuse pidamist ja fondide vara valitsemisega seotud arvelduse korraldamist. Sealhulgas raamatupidamise korraldamist, kontodel registreeritud varaga tehingute tegemist, audiitori järelpärimistele vastamist ja sisendi andmist SmartCapi finantsjuhile poolaasta ja aastaaruannete koostamiseks. Lisaks mis puudutab fondide vara hindamist ja puhasväärtuse kindlaks määramist, seal on teenuse osaks fondide vara ja osaku puhasväärtuse ning osaku väljalaske ja tagasivõtmishinna arvutamine, kvartaalsete aruannete koostamine ja esitamine, sealhulgas fondi vara ja portfelli investeeringute aruanne, fondide osaku puhasväärtuse aruanne ja väljavõtted fondide pearaamatust ja bilansist aruandlusperioodil. Lisaks raportite aruannete esitamine Finantsinspektsioonile vastavalt investeerimisfondide seaduse paragrahv 88 kehtestatud nõuetele ning nende koostamine ja esitamine vastavalt nendele kordadele. Ja ühtlasi aruannete esitamine Eesti Pangale. Ja kõige sellega ka käib loomulikult kaasas dokumentide säilitamise ja kohustus ja hiljem ka üleandmine fondivalitsejale. Detailselt on teenus kirjeldatud meil tehnilises kirjelduses, et sealt saate vaadata üksikasjalikult järgi.
Hankeleping on meil planeeritud 28 kuuks, milles siis teenuseid osutatakse kuni 27 kuud. Mida see tähendab, on siis 1 kuu on jäetud selleks, et teenuse osutaja saab dokumentatsiooni korrastada ja hankijale siis korrapäraselt seadusele vastavalt üle anda. Ülejäänud osa on siis fondi administreerimisteenuse sisuline osutamine. Ja hindamiskriteeriumiteks on siis meil pakkumuse kogumaksumus. Nii, ja nüüd jõuame siis selleni, et millised nõuded on meil pakkujale. Et pakkujale on meil esmajärjekorras netokäibenõue, ehk siis hanke algamise ajaks eelnenud 3 lõppenud majandusaastal peab olema netokäive olnud vähemalt siis 375 000 eurot. Ja täiendavalt on meil siis nõue referentslepingute olemasolule, mis peavad siis olema hanke avaldamise kuupäevale eelneva 36 kuu jooksul täidetud. Ja referentslepingud peab siis olema 3 fondi osas, mille hulgas siis 2 fondile, juhin tähelepanu, et kummalegi eraldi, peab olema katkematult teenust osutatud 12 kuud ja 1 fondile siis peab olema teenust osutatud, see on siis 3. fond, peab olema teenust osutatud katkematult 24 kuud. Ehk siis 3 fondi, 2-le 12 kuud ja 1-le 24 kuud. Siis mis puudutab neid fonde, et millised siis need peavad olema, kellele need teenuseid on osutatud, et nõue on, et 2 fondi osas, mõlema osas siis eraldi, lepingu lõppemise kuupäeva seisuga peab olema fondi aktivate turuväärtus mõlemal vähemalt 100 miljonit eurot. Ning siis 2 fondi varade koosseisus teenuse osutamise lõpu seisuga peab olema olnud siis nii reguleeritud turul mittekaubeldavaid väärtpaberid kui ka investeerimisfondi aktsiaid või osakuid. Ehk siis mõlemat sorti vara mõlemas fondis lepingute lõppemise kuupäeva seisuga. Need on siis nõuded lepingutele. Ja lepingute osas tuleb siis andmed täita riigihangete registris hankepassis. Et siinkohal, Merle, palun, et lähemalt selgitad, mida me seal hankepassis nõuame. Ja, et siin on kuvatud see hankepassi vaade, mis on pakkujale näha siis riigihangete registrist, et ta võib olla visuaalselt võib-olla natukene teise pildiga pakkuja vaatest, aga need on need andmeväljad, mida riigihangete registris kuvatakse ja meie ei eelda, et täita tuleks sealt kõik andmeväljad, vaid täita tuleb konkreetselt need 3. Et siis esimene punkt, kus on see nimetatud kirjeldus, et sinna tuleks kanda fondi nimetus ja fondi valitseja, siis teine, see punase noolega tähistatud number 5, et sinna tuleks kanda siis fondi aktivate turuväärtus referentsperioodi lõpus, nii nagu me seda seal tingimustes küsisime. Ja siis 7. punkt on siis see teenuse osutamise ajavahemik, algus ja lõpp. Et need on need 3 minimaalset punkti, mida seal tuleks siis esitada. Aitäh sulle. Nii, ja nüüd edasi siis detailsemalt selle teenuse osutaja meeskonna juurde, et meeskonnas peab olema esitatud siis 1 spetsialist meile ja kui on neid esitatud rohkem, siis pakkumus lükatakse tagasi.
ja selle spetsialistil siis peab olema varasem kogemus selliselt, et ta peab olema vähemalt 2 investeerimisfondi vara puhasväärtuse kindlaks määramise kogemus, kusjuures me näeme, et selle spetsialistil, kes esitatakse, on olnud siis otseselt vastutav roll selle puhasväärtuse arvutamise eest. Ja investeerimisfondi osas on siis, mis läheb arvesse kogemuse puhul, tuleb siis vaadata pakkumuskutses toodud nõuet fondi osas. Lisaks siis sellele, et see töökogemus peab olema või kogemus peab olema omandatud 1. jaanuarist 2020 kuni siis hanke avaldamise ajani, ühe fondi osas 12 kuud ja teise fondi osas 24 kuud. Ning siis mõlemas fondis, millest siis seda puhasväärtust on kindlaks määratud, peab olema varade koosseisus olnud nii reguleeritud turul mittekaubeldavaid väärtpabereid kui ka investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, ehk siis mõlemat liiki vara mõlemas fondis. See on siis kogemuse osa. Ja nüüd hindamise juurde, et hindame siis pakkumise kogumaksumust. Kuidas see pakkumise kogumaksumus kujuneb? Siin oleme siis andnud pakkujale 3 varianti. Variant 1 on siis see, et pakkumusest maksumus siis fondi osas koosneb üksnes püsitasust. Sellisel juhul siis tuleb täita vormil 2 üksnes püsitasu andmed. Variant 2 on see, et maksumus fondi osas koosneb fondi mahu alusel arvutatavast teenustasust. Sellisel juhul siis täita üksnes vastavad teenustasu andmed vormil 2. Ja variant 3 on siis kombineeritud variant eelnevast 2, ehk siis maksumus fondi osas koosneb nii püsitasust kui fondi alusel arvutatavast teenustasust. Et sellisel juhul siis täita mõlema kulukomponendi andmed vormil. Vorm on 1, lihtsalt täita tuleb erinevad lõigud vastavalt sellele, millise variandi kasuks või milline on siis pakkuja teenuse kogumaksumuse kujunemine. Nii. Ja mis tuleb siis esitada, et juhul, kui tegemist on ühispakkumusega, siis ühispakkumuse volikiri. Kui ühispakkumust ei ole, siis seda esitada ei tule. Siis tuleb esitada pakkumuse kogumaksumuse vorm, see, millest just rääkisin, kus siis tuleb valida sobiv variant pakkujale. Spetsialisti CV, kus on siis nähtub spetsialisti kogemus, CV vorm on meil olemas, tuleb lihtsalt ära täita. Tuginemise korral teise ettevõtja vahenditele tuleb siis vastav nõusolek, allkirjastatud nõusolek esitada. Hankepassi vorm täita, seal siis need andmed, millele juhtisime tähelepanu, peavad olema täidetud. Ja lisaks siis muudel andmevormidel nõutud andmed ja kinnitused peavad olema ka esitatud. Ja siis põhimõtteliselt kõik dokumendid on meil kättesaadavad registris. Kogu infovahetus ja teabevahetus ja küsimuste esitamine käib ainult registri kaudu, et eraldi me siis ei vasta emailidele ega telefonikõnedele, vaid kõik küsimused palume registris esitada. Ja tähtaeg on siis 28. jaanuar kell 11. Ja pakkumused peavad olema jõus 3 kuud.
selline nõue ka siis. Nii, aga minu poolt on põhimõtteliselt kõik praegu, et pigem nüüd, kui teil on küsimusi, siis see on ka praegu koht, kus neid saab esitada. Minul võib-olla esimene küsimus, et kui Ja. ma vaatan seda riigihanke lehekülge vormi, kas seal on selline roheline nupuke registreeru hanke juurde, et siis seal saab kohe registreerida ennast või? Jah. Merle, äkki sa saad aidata siin täpsemalt? Jah, seal peaks olema küll, et kui sinna vajutada, siis ta Mhm. suunab sisse logima ja siis ta võtab selle nii-öelda huvitatud isikuhanked sinna või andmed sinna vastu. Ja siis sinna siis tuleb sisestada Jah, need kontaktid, mis küsitakse. kontaktid. Jah. Jah, ja siis kõik dokumendid laetakse sinna lehele ülesse. Minul rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Piret. Jaanika, sinul on küsimusi? Minul ei ole küsimusi. Arvo, kuidas sul on? Ei, mul ka ei ole. Tundub kõik selline hetkel arusaadav. No igatahes, kui tekib, siis jah, seal samas registris saab neid ka esitada ja esitada saab siis mitte viimse hetkeni muidugi, et siis on viimane küsimus, tuleb arvestada, et hankijal peab olema aega seda vastust siis anda 3 tööpäeva, et hilisematele küsimustele nii-öelda hankija ei ole kohustatud vastama, et siis saate sellega ka arvestada. Et viimasele minutile mitte jätta. Aga siis kõik ja aitäh teile osalemast ja edukat pakkumuse kokkupanemist ja esitamist. Aitäh! Jah, Aitäh. palun. Aitäh! Head päeva! Nägemist! Nägemist!